Beebipalavik. Tere tulemast kuulama Õhtulehe podcasti Beebipalavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on minu külaliseks Tallinna Lastehaigla ravijuht Liis Toome, kellega me räägime Emapiimapangast. Tere, Liis! Tere hommikust ja suur tänu kutsumast. No, Liis, alustame siis sellest, et mis see Emapiimapank üldse on? Kui lihtsalt ütelda, siis Emapiimapank on pank, kuhu emad, kes on äsja sünnitanud, saavad tuua oma rinnapiima ja seal me seda töötleme ja siis on võimalik seda anda haigetele või enneaegsena sündinud lastele. Milleks seda vaja on? Eelkõige on seda vaja lastele, ja eelkõige väga enneaegsena sündinud lastele, aga mitte ainult, et ka lastele, kellel on vastsündinud, kes võivad olla küpsemad, ajalisemad, aga kellel on mingi näiteks seedetrakti probleem või vajab kirurgilist ravi. Kui suur see vajadus siis on selles mõttes, et emad ju teavad, et üldiselt ikkagi emad ju saavad oma lastele rinnapiima anda, muidugi on ka palju juhuseid, kus ei saa. Jah, et Eestis ju sünnib vähe lapsi ja see vajadus kindlasti ei ole väga suur, aga see on väga oluline. Ja eelkõige anname siis nendele lastele doonorpiima, kus emal endal ei ole hetkel veel piima. Mis juhtudel võib siis ette tulla, et emal veel ei ole? No eelkõige ikka enneaegse sünnituse puhul, sest kui ajaloost rääkida, siis ütleme eelmise sajandi 70. 80. oli veel seisukoht, et nii ema kui laps vajavad ema siis peale sünnitust ja laps peale sündipuhkust. Ja reeglina ei alustatud toitmist kohe ka ajaliste lastega. Ja enne öeldi ikka, et kuskil 6 tundi peab olema vahe ja enneaegsetel teinekord alustati toitmis alles lapse 2. ja 3. elupäeval. Mis nad siis seni tegid? Olid näljas või? Ei, said veeni kaudu toitmist. Okay. Ja, aga tänaseks päevaks on seisukohad muutunud ja me teame, et ajalised lapsed ju peale sündi pannakse kohe ema rinnale ja ka väga enneaegsete laste puhul on ikkagi tea see, et suuga või tähendab enteraalse soole kaudu toitmisega siis alustatakse võimalikult vara peale sündi. Mis tähendab enteraalne soole kaudu toitmine? See tähendab, me saame, nii nagu ma ütlesin, et ajalooliselt seal 70. 80. peamiselt oli, ütleme lihtsalt glükoosi toitmine veeni, siis enteraalne toitmine on see, kui me ikkagi anname rinnapiima. Ja väga enneaegsetel me ei saa seda öelda, et me suu kaudu anname, vaid nendel on siis sond, mis on siis maku reeglina asetatud. Kuidas siis vanasti oli, et kui lastel ja emadel öeldi, et nemad võiksid puhata, et siis miks neid ei pandud rinnale pärast sündi? Küllaps oli tolle aja uskumus ja teadmised, et kui ma mäletan kooliajast õigesti, siis ikkagi oli see põhjendus, et ema peab puhkama ja ka lapse ja laps peab puhkama, kui me lihtsalt räägime. Ja siin on mul väga hea meel meenutada ajalugu, et 80-ndatel ülikooli ajal oli meie kursuse juhendajaks doktor Anne Ormisson, keda siinkohal on hea tänada jällegi ja tema võttis siis meil kokku 4 üliõpilast tolleaegset, kes kõik tänasel päeval meil on töötavad arstina, küll mitte kõik vastsündinute arstina, et vastsündinute arstina doktor Valve Astover, Kersti Kink infektsioonaarstina praegu ja Tiina Vendik on hoopis praegu perearst. Ja mina siis, kes ma enne oma ravijuhi tööd olin ka vastsündinutega, töötasin. Ja tollases Tartu sünnitusmajas, vanas sünnitusmajas Toomemäel, siis hakkasime panema vastsündinuid, ma usun, see oli esimesena Eestis, kohe peale, need olid ajalised vastsündinud, kohe peale sündi rinnale.
ja meie tulemused, mis me siis vaatasime, kui kiiresti emal rinnapiim tekkis, milline oli lapse sünnijärgselt, kõik lapsed kaotavad kaalus, nende laste kaalukadu oli väiksem ja seal oli veel palju positiivseid muutusi. Ja tore on veel märkida seda, et me võitsime tol ajal üleliidulise üliõpilaste teadustöö konkurssi, midagi taolist oli. Aga tol ajal siiski enneaegseid lapsi ei hakatud kohe toitma. Ikka esialgu oli veeni toitmine ja need teinekord päev, isegi 2, aga tasapisi siis ajas, nii kuidas on ka teadusuuringud näidanud, on tänasel päeval ikkagi see, et võimalikult ruttu ka sünnijärgselt juba esimestel tundidel ka neid kõige väiksemaid enneaegseid katsuda siis sondi kaudu ka nendele rinnapiima anda. Väga hea oleks muidugi ternes piima anda. Ja siinkohal veel selgituseks see, et ega see veeni toitmine käib ka tänapäeval paralleelselt, sest kohe täies mahus nii-öelda sondi kaudu rinnapiimaga me neid lapsi toita ei saa. Lihtsalt keha ei võta vastu? Jah, kuidas kõik vajab, et on selline mõiste nagu minimaalne enteraalne toitmine, et enteraalne toitmine siis nendel on sondi kaudu, et seda seedetrakti ette valmistada, et see on väga väikeses koguses, aga seda tehakse võimalikult ruttu ka nüüd tänasel päeval enneaegsetele lastele. Kui kunagi seda lapsi rinnale ei pandud, siis ma eeldan, et ei käinud ka mingit sellist haiglas rinnapiima kogumist või pumpamist, et enne siin vestluse väliselt rääkisite sellise natuke uskumatu loo, kuidas pärast teie sünnitust rinnapiima seal koguti nii-öelda? Jah, et mina sünnitasin väga varakult, nii nagu tol ajal oli kombeks, ütleme niimoodi. Ja siis ma mäletan seda, et tõesti rinnapiima me lüpsime välja ja mis üle jäi ja imetama, mina siis tol ajal juba oskasin nõuda nii-öelda, et sain lapse ruttu rinnale ja siis me valasime selle ülejäänud rinnapiima lihtsalt ühtekokku kokku. Mis temaga edasi tehti, ma ausalt öelda ei teagi. Aga ka näiteks veel 90-ndad, et kui ajalugu meenutada, siis oli ka nii haiglas, et kui ühel emal ei olnud rinnapiima ja teisel oli ja nad omavahel kokku leppisid, et jah, et ma olen nõus sinu rinnapiimaga ja ma olen nõus andma, et siis seda ka tehti. Aga ka see on juba ammu kadunud, et sellist haiglas me kindlasti ei luba, küll aga võib-olla kodudes on olemas ammed ka tänapäeval, ja võib-olla ka võetakse teise ema rinnapiima, aga see on juba omavaheline kokkuleppe küsimus. Ja selliseid lugusid ma olen ka kuulnud ja lugenud, ma ei tea, välismeediast Eestist väga ei ole. Ja see tundub ka selline ühest küljest justkui uskumatu, samas teisest küljest, kui ühel on vaja ja teisel on ja nad jõuavad omavahel kokkuleppele, siis miks mitte, eks ole? Jah, väljaspool haiglat kindlasti, aga ikkagi need patsiendid, kes meil on haiglas, siis see vastutus lasub meil. Ja kui veel nüüd meenutada tõesti neid 70-ndaid, 80-ndaid aastaid, et siis oli ju ka nende emade osakaal, kes oma lapsi imetasid kaua, oli ju väga madal. Ja selline nüüd teavitamine, aktiivne teavitamine ja ka muutus sünnitusmajades ja lastehaiglates, see ikkagi sai alguse seal 90-ndate aastate alguses. Et ma mäletan veel ühte lastearstide seltsi, kas ta oli seminar või konverents täie päeva pikkune, kus siis Soomest oli imetamisnõustaja Ritva Kuusisto tuli ja valgustas nende uute
trendidega, aga hea meel on märkida seda, et tänasel päeval lastehaiglas me ikka näeme väga palju emasid, kes toidavad oma lapsi, imetavad oma lapsi kaua, isegi ka lapse teisel eluaastal. Et soovitus, mis meiepoolne on, et kindlasti esimesed 6 kuud rinnapiim ja võimalusel ka siis, kui lisatoit juba hakkab seal hiljemalt 6. elukuu vanusest, et kui vähedigi võimalik, siis võib jätkata rinnapiimatoit imetamisega, aga siis üle aasta see on juba ema ja lapse vaheline kokkulepe, et kui kaua see imetamine kestab, sest eks me teame väga palju erinevates kultuurides ja ka ajalooliselt on ju lapsi väga kaua imetatud ja ka, ma usun, vanasti Eestis. No millal lastehaiglas emapiimapank loodi? Meie lõime oma panga, ta töötab eelmisest aastast, aga seda tööd me alustasime muidugi tunduvalt varem, et 2-3 aastat tagasi. Kuidas see loomine siis nii-öelda käib, et kas selleks on vaja, ma ei tea, paberimajandus korda ajada või on seal vaja enne leida selline säilitusvõimalused ja kõik, kuidas seda piima ju töödeldakse ka, eks ju, et kas enne on, ütleme, bürokraatia või ikkagi masinad? Kõigepealt on soov ja tahe ja siis peavad tulema teadmised ja siinkohal ma kohe tahaks ka öelda, et Eestis esimene emapiimapank tegelikult on loodud Ida-Tallinna Keskhaiglas ja see kogemus on neil juba üle 10 aasta. Ja loomulikult selle emapiimapanga lõid peamiselt doktor Annika Tiit Vessing ja Pilla Anderson, et tunnustame nende tööd ja kui ka meie alustasime oma emapiimapanga loomisega, siis me saime väga head nõu kolleegidelt, kuidas seda jätkata. Ja miks me seda tegime, oli meil tegelikult pool aparatuurist, mis vajalik oli juba eelnevalt olemas. Et selleks oli sellised aparaadid nagu rinnapiima analüsaator, mis tähendab siis seda, et kõikide emade rinnapiima, mida me siis anname väga enneaegsena sündinud lastele, me analüüsime. Et seda me tegime juba varasemalt, sest väga oluline on nende laste puhul individuaalne toitmine, me peame täpselt teadma, kui palju on seal valku rinnapiimas, mis on rasvasisaldus ja siis oli meil ka olemas pastorisaator juba eelnevalt, sest kõikide emade rinnapiim ei sobi väga enneaegse lapse toitmiseks oma emapiim. Näiteks kui seal on ema on nakatunud sütomegaloviirusega, et siis see piim sobib küll, aga siis me seda eelnevalt pastöriseerime. Okay. Et suur osa aparatuurist oli meil eelnevalt olemas ja siin jällegi tahaks tänada toetusfondi, et see on ka heade annetajate abiga on need aparatuur ostetud, need aparaadid ja siis otsustasime edasi minna. Et Tallinna lastehaiglas on kõige väiksemad titad ja ka need, kes vajavad kirurgilist abi. Laste arv ei ole suur, aga nendel on kõige olulisem see rinnapiim. Või õigemini siis doonoripiim, kui oma ema rinnapiima veel ei ole. Ja kui veel põhjustest rääkida, siis paar aastat tagasi oli Tallinna linnas plaan 3 haigla vahel, Tallinna lastehaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Pelgulinna sünnitusmaja ja Põhja-Eesti regionaalhaigla naistekliiniku loomiseks Mustamäe meditsiinilinnakusse. Ja oli meil valmis ka funktsionaalne arenguplaan, kahjuks see on toppama jäänud, kuigi meil funktsionaalne arenguplaan sai valmis, olime 3 haiglaga valmis edasi minema. Ja tookordne juhatus siis ka otsustas, et siukseks heaks järgmiseks sammuks oleks emapiimapanga loomine ka sinna meie lastehaiglasse. Kui palju
Kui paljude haiglate juures üldse Eestis emapiimapangad on? Emapiimapank ongi praegu Ida-Tallinna Keskhaiglas ja see oli ka esimene emapiimapank, mis Balti riikides loodi. Ja peale seda on nii Lätis, Leedus meie kolleegidega on meil tihedad suhted seal, siis ütleme seejärel nii Leedus, Lätis kui ka siis meie Tallinna lastehaiglas selle emapiimapanga lõime. Et Eestis on siis nüüd 2 haiglas. Ehk siis, kui näiteks Pärnus on mõni beebi, kellel on vaja doonorpiima, siis saab seda Tallinnast või ikkagi tegelikult need lapsed jõuavad ikkagi Tallinnasse? Eestis on meil selline süsteem, et on kõrgema etapi haiglad on Tallinnas ja Tartus. Ja kui Pärnu on keskhaigla, aga ka maakonnahaiglates sünnib nii-öelda riski vastsündinu, kes siis näiteks on väga enneaegne laps, siin me mõtleme laps, kes on sündinud enne 32 rasedusnädalat, siis need lapsed tuuakse ära Tallinnasse või Tartusse, aga kõige parem on, et need rasedused, kus siis on juba oodata enneaegset sünnitust, juba tsentraliseeritakse Tallinnasse või Tartusse, et nad juba sünnivad õiges kohas. Aga siis Tartu saab piima Tallinnast? Jah. Kui palju üldse on praegu teil rinnapiimadoonorid? Kuna meie oleme nüüd töös alla aasta veel, siis doonorite arv veel ei küüni 20-ni, aga peamiselt me oleme oma doonorid saanud oma patsientide seast. Et need emad, kes on meil haiglas oma lastega, nad näevad, kui oluline see on ja siis on ka nad alati nõus olnud olema doonoriks. Ja teine põhjus veel, miks praegu peamiselt on meil oma emad, on, et ka enneaegse lapse sünnitanud naise rinnapiima koostise on loodus juba loonud erineva. Et seal on kõrgem näiteks valgusisaldus, mis on väga oluline enneaegse lapse toitmisel, aga jah, see erinevus ka looduse poolt kaob ära, ütleme, naise rinnapiimast esimese kuu jooksul siis peale sünnitust. Nii et igal juhul doonoriks on oodatud kõik emad. Aga nii nagu iga algus on veel selline rahulik ja otsingute rohke, milline on kõige parem lahendus, siis praegu on meil peamiselt enda patsiendid. Oleme ka koostöös Pelgulinna sünnitusmajaga, aga oodatud on kõik emad. Kui palju ideaalis võiks olla rinnapiimadoonoreid? Raske öelda, sellepärast, et me ikkagi ju eelistame igale lapsele anda oma ema rinnapiima, aga me näeme ka praegu seda, et mida rohkem me oleme harjunud nüüd doonorpiima nende laste puhul kasutama, et seda suurem on see vajadus. Ja siin juures, vabandust, tahaks veel märkida seda, et see, kui sobib selline väljend, et see ei ole haiglale kulutõhus, et me tõesti teeme seda laste jaoks ja Tervisekassa poolt praegu on tasustatud doonorpiim 100 milliliitrit, ma just vaatasin hommikul järele, on hetkel 14 eurot ja 75 senti, mõeldud enne 32 rasedusnädalat sündinud lastele, aga lastehaiglas ja ka mujal, ka ma usun Ida-Tallinnas, me anname doonorpiima ka teistele lastele, kes seda vajavad. Meie haiglas näiteks, kui on enneaegsel lapsel raske soolepõletik, mis neil on tüüpiline haigus, või kui on näiteks laps vajanud oma seedetrakti mingi patoloogia tõttu kirurgilist ravi. Nii et eelkõige me mõtleme laste peale ja kindlasti ei ole see kasumlik tegevus.
Mis see 14 eurot siis tähendab, et kas see tähendab, et doonor saab selle raha endale? Ei, doonorid on kõik vabatahtlikud ja oma doonorluse eest nad tasu ei saa. Küll aga Emapiimapanga loomine oli väga kallis projekt, et mul on raske öelda praegu seda kogumaksumust, sest nagu ma ütlesin eelnevalt, oli meil aparatuur olemas, aga see on tänasel päeval kindlasti üle 100 000 euro ja seda tasa teenida on praktiliselt võimatu Eesti-suguses väikeses riigis. Nii et jällegi suur tänu toetusfondile, meie haigla toetusfondile, meie toetusfondi toetajatele, et nii oleme me selle saanud luua. Kui palju keskmiselt teile praegu piima annetatakse siis, et kui päris 20 doonorit ei ole, siis kuhu suurusjärku need, ma ei tea, kas seda saab liitrites mõõta? Ja seda mõõdetakse liitrites, aga ka liitrite arv meil ei ole praegu suur veel, aga ta on katnud vajaduse, nii et ta jääb kindlasti alla 50 liitri aastas kuskil. Aga sellest on praegu piisanud, suuremat vajadust praegu pole olnud. Kas üldse on, ütleme, et kui teil tekib puudus, siis kas ITK-ga on selles mõttes hea koostöö, et saate üksteiselt nii-öelda piima laenata või küsida või ikkagi on see iga haigla nii-öelda enda teha? Ei, ma arvan, kindlasti me saame koostööd teha ja oleme teinud, et ma arvan, et siin ei ole niisugust konkurentsi küsimust. Kes üldse saab rinnapiima doonoriks tulla? Rinnapiima doonoriks saab tulla ikkagi naine, kes on terve ja kellel ei ole teatud haigestumisi ja kelle eluviisid ka on tervislikud, ütleme nii. Et kui ema soovib tulla doonoriks, siis kõigepealt loomulikult me nõustame ema, me võtame emalt nõusoleku üldse ennem, et ta on nõus, siis ema täidab oma terviseankeedi, kus meil on ligi 15 küsimust ja eelkõige ma võin tuua siin mõned näited, et kas on emal kroonilisi haigusi, kas tal on infektsioonhaigusi, eelkõige me peame muidugi siin silmas näiteks HIV, C ja B hepatiiti, süfilist, kas viimase näiteks 12 kuu jooksul on tal olnud seksuaalvahekorda partneriga, kellel on need haigused diagnoositud, kas ema on saanud näiteks vereülekandeid, on teda tätoveeritud viimase 12 kuu jooksul, et siin on väga-väga palju küsimust ja loomulikult küsimused nagu kas ema suitsetab, kas ta tarvitab alkoholi ja ütleme, need on peamised, aga ka näiteks, kas tal on dieedipiiranguid. Et kui taimetoitlasest ema soovib tulla doonoriks, siis see ei ole nagu täielik vastuväidustus, aga siis eelnevalt me määrame ema analüüsid, et näiteks kas tal on B12 vitamiini kontsentratsioon veres korras. Nii et see on väga-väga põhjalik uuring. See ankeet on sarnane nagu veredoonorluse puhul, et samamoodi ju küsitakse seal ka, et tätoveeringute ja augustamiste ja haiguste kohta. Jah, et see on sarnane nii nagu peab olema lähenemine inimpäritolu materjali käitlemisele, ütleme niimoodi. Millised on põhilised piirangud siis, miks ei saa, et need HIV ja hepatiidid on, need on sililegi selge, eks ju, et nendega ei saa, aga võib-olla sellised natuke, ma ei tea, tavapärasemad, et võib-olla mingil perioodil siis ei saa näiteks, ma ei oska ühtegi head näidet tuua, aga just sellised põhilised piirangud, miks üldse ei saa ja miks võib-olla siis näiteks saaks, ma ei tea, mõne kuu pärast näiteks. Jah, et unustasin ma ka öelda, et rinnapiima doonoriks saab olla üldse
naine, kes on siis sünnitanud viimase 6 kuu jooksul. Ja loomulikult, kui me nüüd rääkisime nendest vastunäidustustest, siis ei piisa ainult terviseankeedist, vaid me emal ka võtame kõik need analüüsid teatud infektsioonhaiguste suhtes. Aga on olemas ka ajutisi vastunäidustusi, ütleme näiteks rinnapõletik või ema on jäänud ägedasse viirushaigusesse või on näiteks pereliikme nakatumine tuulerõugetesse või on vaktsineerimine elusvaktsiiniga, et neid on palju. Miks peab olema 6 kuud tagasi sünnitanud? See on peamiselt rinnapiima koostise suhtes. Ja teine veel fakt, et me ei uuri ainult ema tervist ja terviseankeeti analüüse, aga kui ema toob siis oma kõik need eelnevad astmed on läbitud, siis siis me uurime ka ära rinnapiima koostise mikrobioloogiliselt, et võib-olla on levinud arvamus, et rinnapiim on steriilne, aga rinnapiim ei ole steriilne, me leiame sealt mikroobe ja kui me leiame seal teatud patogeenseid mikroobe, siis kahjuks, kui kõik eelnevad etapid on sobilikud, siis me nõustame veel kord doonorit, kas ta on nii-öelda rinnapiima pumbanud kodus või siis haiglas ka olles vastavalt hügieenireeglitele, aga kui seal need mikroobid püsivad, siis ka samuti ei sobi see piim enneaegsetele lastele. Kas, kui näiteks te enne mainisite taimetoitlasi, et oletame, et mul on võib-olla siis mingisugune vitamiin on, eks ju, madal, siis kas kohe öeldakse, et ei saa või on ka nii, et nüüd ma teen vitamiinikuuri ja kui läheb korda, siis saan? Jah, eks ta ole siuke individuaalne lähenemine, et siin ja nõustamine ja alati ka vitamiinikuur ei anna tulemusi väga kiiresti. Kuidas see piima kogumine ja annetamine siis käib, et kas seda saab teha oma kodus või pean tulema haiglasse nagu veredoonorgi, et võt nüüd tulen kohale, nüüd pumpan, annan teile piima, lähen koju tagasi ja niimoodi, ma ei tea, iga päev mitu korda? Ja kõigepealt emad nõustatakse ja meie siis emad, kes on haiglas olnud, nendele antakse kaasa väikesed plastikkotikesed, kuhu saab siis kodus rinnapiima pumbata ja nad kodus võivad siis seda hoida oma sügavkülmas. Ja haiglasse toovad siis kas kord nädalas või kokkulepitud ajal spetsiaalses termoskotikeses, mis me siis ka haiglas kaasa anname. Kas see on, ütleme niimoodi, ette nii-öelda kirjutatud, et peab siis kord nädalas või kord 2 nädala jooksul või võib ka olla näiteks, ma ei tea, kord kuus? Et kas see pannakse iga kord nii-öelda individuaalselt paika või ikkagi? No ikka individuaalselt, kui inimesed heatahtlikult annetavad, siis me püüame ka võimalikult paindlikud olla. Ja kui me räägime oma patsientidest, siis need emad, kes on oma lastega meie haiglas olnud, siis tagame me nendele lastele ka haiglas ambulatoorselt järelkontrolli, eelkõige lastele. Ja siis on neil samaaegselt on ka väga hea võimalus oma kodus kogutud rinnapiim kaasa võtta. Kuidas siis seda piima kontrollitakse ja mida seal kõike kontrollitakse? Nii nagu ütlesin, kui ema siis toob selle kodus külmutatud rinnapiima, siis haiglas on meil juba hoopis sügavama või külmemad kapid, kui nii võib öelda, et ei piisa -18 kraadilisest sügavkülmast, vaid kuni 30 kraadisest. Ja siis, nagu ütlesin, teeme ikkagi mikrobioloogilised analüüsid. Ja sellest ma juba rääkisin ja enne pastöriseerimist me ka määrame ära rinnapiima koostise. Nii et iga see pudelikene, mis siis läheb edasisele käsitlemisele, seal on siis juba peal meil, mis on rasvasisaldus seal piimas, mis on valgusisaldus, mis on kaloraaž ja siis me piima pastöriseerime. Miks seda pastöriseeritakse?
et võimalikult tagada ikkagi steriilse piima ja jällegi ka siin on see tsütomegaloviiruse, need emad, kes on põdenud tsütomegaloviirust, et kas sellel mingi inimlik nimetus ka on? Temal ongi selline nimetus. Okay. Ma ei oskagi ütelda inimlikumat nimetust. Ja kuhu me siis nüüd jäime? Pastöriseerimise juurde. Et kui see viirus on olnud, siis... Ja, on meil, tohime kasutada seda piima ja nii lihtne see veel ei ole, aga siis peale pastöriseerimist me ikkagi kontrollime üle, et need piimad oleksid tõesti puhtad. Ehk siis pidev kontroll? Pidev kontroll. Enne kui sinna teie -30-sesse külmkappi need jõuavad. Kas see käib, kogu see protsess käib siis iga selle piimapaki kohta eraldi, mis ema toob või tehakse seda kuidagi nii, et pannakse siis mingisugune hulk kokku, pannakse võib-olla erinevate naiste rinnapiimad kokku? Ei, kindlasti mitte erinevate naiste rinnapiimad kindlasti ei panda kokku. Pisteliselt me teeme kontrolli ikka igas pakist, aga on olemas ka siis nõndanimetatud puulitud proov, et kus me siis oma ema kogutud rinnapiima, et sealt me siis määrame juba rinnapiima koostise. Kas nii ka saab, et ma kujutan ette, et pooled emad võib-olla, kes on pumbanud, on seda sügavkülmas säilitanud, siis ju teavad, et see kestab, ütleme selline pool aastat umbes on okei kasutada seda, mis ma võin siin nüüd mööda panna, sest et sellest ajast, kui mina rinnapiima külmutasin, on ikka omajagu aega möödas, aga millal see oli? Minu laps on nüüd 3. Aha, siis oli iseenda jaoks. Ütleme pool aastat umbes, võib teda, eks ju, kasutada, siis kas teie, mis teie olete ära kontrollinud ja korralikult ära pastöriseerinud, kas see säilib kauem? Meie eesmärk on, et me kasutame selle piima ära 3 kuu jooksul. Teda võib kasutada ka kauem, aga me oleme püüdnud jälgida seda 3 kuu piiri. Kas nii on ka võimalik, et näiteks oletame, ma olen kodus ikka uhkelt pumbanud ja mul on nüüd, ütleme, sügavkülmas on terve varu ees, aga näiteks selgub, et ei lähe vaja, ma ei tea, mis iganes põhjusel, kas siis selle ma saan ka teile tuua? Või reeglina mitte, sellepärast me ikkagi tahame ennem nõustada ja nii me ei käitu. Et nii-öelda varusid külmkapist teile tuua ja siis ühesõnaga ei ole mõtet. Vanu varusid ei soovi, et ikka katsume järjekorras käituda. Kas doonor peab teile selle piima ise kohale tooma või on ka sellist nii-öelda naljaga pooleks piimatakso varianti, et tullakse mulle koju ja annan koti kaasa? Praegu siiski nad toovad ise, et ma just ütlesin, et me katsume nagu laste järelkontrollidega seda ajastada, aga oleme ka kaalunud nii-öelda mitte kullertaksot päris, aga et haiglapoolne auto saab siis järel käia, et selline võimalus on olemas. Kui kaua... Aga loomulikult siis on ikkagi see Tallinna piires, sest et töö on väga tihe ja kaugele sõit ei ole võimalik. Kui kaua naine saab doonor olla, et kas te nüüd ütlesite, et ta peab olema 6 kuu jooksul siis sünnitanud, et kui 6 kuud sünnitusest saab täis, siis enam ei saa doonor ka olla? Ja kui naine on kauem kui 3 kuud meil doonor, siis me tegelikult analüüsid uuesti kordame emal üle. Sest seal võib igasuguseid asju ju muutuda, eks ju? Jah. Meil ei ole küll juhtunud nii, aga sellised on reeglid, mida me rangelt järgime. No parem karta kui kahetseda. Te enne rääkisite ka sellest, et lähinaabrid on Eesti eeskujul omale teinud emapiimapangad. Kuidas siis asi selleni jõudis? Kas neil oli ka võib-olla mõttes juba ammu, aga ei olnud kuidagi sellist nii-öelda head eeskuju või kuidas see nõnda läks? Ma arvan, et see on selline loomulik areng, et
tegelikult Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitus on, et iga haigla, kus sünnivad riskivastsündinud, me kasutame sellist mõistet, et seal haiglas peab olema ka emapiimapank. Et loomulikult seda ei saa nii-öelda nõuda haiglalt, kus sünnituste arv on väga väike ja kus ma ka ennem ütlesin, et neid väga enneaegseid või teisi riskivastsündinuid ei sünni. Aga ma arvan, et see oli lihtsalt loomulik areng ja nemad käisid ka kogemusi otsimas väljaspoolt Eestit, sellepärast et eelkõige Rootsis. Liis, aitäh teile avamast emapiimapanga teemat. Minu küsimused on praegu otsas. Kas on teil veel endal lisada midagi, mida ma võib-olla ei puudutanud või siis nüüd on hea koht ka teha üleskutse kõigile emadele? Jaa, et kõik naised, kes soovivad olla või tunnevad sisemist vajadust kaasa aidata siis haigete või väga enneaegsena sündinud laste heaks toitmiseks, on väga teretulnud. Tahan seniseid doonoreid kõiki tänada, tahan tänada meie haigla meeskonda, kes praegu tegeleb emapiimapangaga, eelkõige vastsündinute imikute osakonna õendusjuhti Veera Nikolajevat. Ja samuti juba enne sai tänatud kolleege ja ka toetusfondi ja ka neid annetajaid, kes on toetusfondi siis toetanud, et emapiimapanka oli meil võimalik luua. Aitäh, Liis, tulemast ja aitäh kõigile kuulamast! Aitäh teile! Kuula Beebipalaviku üle nädala neljapäeviti Spotify'st, iTunes'ist või kust iganes oma podcastid leiad.